Tervist, Karin Pahman, Kinomasti arhitektid ja ma räägin siis nagu meie tööde pealt, mis me teinud oleme, et teile vist seda, mis on elurikkus ja milleks seda vaja on, seda on juba räägitud, aga tegelikult kõik juba vist teavad ka seda, et seda ei hakka nagu uuesti rääkima, aga et mida me siis oleme teinud Tartus ja muudes linnades, kas siis Kinomasti arhitektidega või siis kureeritud elurikkuse naiskonnaga. Ja ma alustangi sellest kureeritud elurikkuse projektist, mida me tegime Tartus ja mida me siis saime teha kultuuripealinna nagu platvormi pealt. Väga paljudel juhtudel selliste ühiskonnas palju arvamusi tekitavate asjade läbiviimiseks ongi sellised platvormid väga head, sest nad on justkui sellised neutraalsed, et kõik võivad süüdistada kultuuripealinna, kui ei meeldi. Ja meiega moodustasime oma selle MTÜ-ga siis linnavalitsuse ja avalikkuse vahele sellise puhvri, kellele me ütlesime ise ka, et helistage meile, kui midagi on, et ärge sõimake ametnikke. Ja see selles mõttes töötab nagu väga hästi, et inimesed tahavad rääkida ja me ise julgustasime ka kogu aeg, et meile helistataks. Et kui juba tahetakse rääkida, siis tähendab see, et on huvi. Ja kureeritud elurikkus lühidalt on siis see, et me katsetasime erinevaid meetodeid, kuidas kesklinnas tõsta elurikkust. Ja kesklinnas just nimelt sellepärast, et kõik inimesed käivad varem või hiljem kesklinnast läbi ja nad näevad seda. Ja just me tahtsimegi tõstatada küsimusi ja tekiks arutelu. Ja et meie selle elurikkuse hulka loeme inimese ka, et ei oleks linnas sellised kohti, et see elurikkus oleks midagi nagu justkui elitaarset, et mida peab ainult vaatama või et mida ei saa kasutada, vaid et just nimelt see oleks inimesele lähedal. Ja kuna me kasutamegi seal kodumaiseid liike või sellist kodumaiseid taimi, siis tegelikult nad taastuvad hästi kiiresti, isegi kui keegi korjab lilled ära või lamab selle heina sees, et sellest ei ole nagu midagi. Ja see üks meetod oli siis linnaniidu rajamine, et see kõige esimene oli see, et me lasime paaris pargis lihtsalt muru kasvama, aga et sealt see tulemus on selline, et sealt muru läheb kasvama, kasvab kõrgeks ja hakkab õitsema ja et kui veab, siis tuleb raudrohi ka sisse, aga pikalt niidetud murust kohe mingisugust heinamaad ei saa, et see, või ütleme siis niitu, lilleniitu ei saa, ta on väga pikalt selline kasvama läinud muru. Aga et nüüd selle niidu rajamine siis järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal oli ta juba selline. Seal koorisime selle murukammara ära ja külvasime seemned. Ja julgen soovitada sügisest külvi, see õnnestub kõige paremini, et siis see seemne saab mulda samal ajal kui looduseski. Ja see, ütleme, kui kevadel hakkab idanemine, siis ta on konkurentsis juba seal teiste nende seemnetega kõik nagu õiges kohas. Et mul praegu ongi see olukord, et nii märg on, masin ei ole peale saanud, meil on siiamaani üks niit külvamata, nii et me oleme tervest loodusest nagu jube palju maas, aga mitte midagi teha ka nagu ei ole. Et sellepärast on see sügisene külv alati parem. Me seda niitu hooldame vikatitega, kui nad on piisavalt pisike, siis jõuab seda teha, et seal on mitu põhjust, üks asi on see, et nendel hooldajatel, kellega linnal on lepingud, neil enamasti ei ole seda masinaparki, mis sellist heina niidaks. Ja kui on kehtiv leping, et siis sa ei saa ka poole pealt nagu öelda, et nüüd sa pead hakkama teistmoodi niitma. Et osad, kes on vastutulelikud, nendega nagu saab ka, et seal alati on mingi puhver selles maksmises, et linn on nagu tellinud mingit lisaniitmist ka mingite masinatega. Aga siin on pigem see kommunikatsiooni teema, et siin nüüd sellel aasta, mis teile valimiste aasta, jah? Et ka eelmise valimiste perioodi ajal, et linnapea kandidaadid siis niitsid maha selle ja said samal ajal tutvustada oma neid põhimõtted. Need ei ole kandidaadid, kuigi siin on poliitikuid küll. Aga need on lihtsalt sellised vikatientusestid, kes iga aasta käivad ja ELF toob vikatid ja siis kõik niidavad ja õpetatakse ühtesi ka neid, kes soovivad õppida. Aga et see aasta jälle siis nad ilmselt tulevad niidavad siis sügisel. Siis teine meetod on üks park, kus on see Kalevipoja nagu seljatagune park jõe ääres, kes teab. Et seal oli selline juba välja kujunenud selline, ütleme siis Salumetsa kasvukoha tüübi, Naadi kasvukoha tüübi selline olukord, nagu, mis vastas loodusel. Ja seal oli siis see võimalus, kas raiuda park paljaks, et pääseks valgus sisse või siis arendada edasi põhimõtteliselt seda olukorda, mis seal oli. Ja me siis arendasime edasi, et me tõime siis lageraia lankidelt, küsisime RMK käest värsked lankid ja kaevasime sealt välja siis neid puid ja põõseid, mis sobivad selles kasvukoha tüüpi. Istutasime jällegi koos inimestega maha ja siin kasutasime ka lamapuitu. Et see jällegi see kureerimine selles projektis ongi see, et see tüvi pole siia tegelikult juhuslikult kukkunud, vaid on üsna hoolega välja mõõdetud, et kui sa siin tüve peal istud, mida sa siis näed, kuidas selle tüvele see ligipääs on ja mida need inimesed näevad, kui nad seal tee pealt näiteks mööda lähevad. Et see on selline ridade vahele pandud kujundamine. Ja
kogu seda projekti meil monitoorivad ka Tartu Ülikooli teadlased, et siin pargis konkreetselt kõige rohkem on tööd olnud linnuökoloogil, kes siis luges alguses, tal oli juba alguses need arvud olemas ja siis ta luges neid linde siis pärast seda, kui meie olime sekkuma hakanud. Ehk siis lisaks nendele istutustele me jätsime ka igasugune niitmine lõpetati ja ka lehti ei ole koristatud. Ja kohe suht järgmisel suvel vist hakkas ööbik pesitsema, et ööbikul ta on maas pesitseja, tal polnudki muud vaja kui ainult, et jääks muru niitmata. Näiteks ööbik, aga seal üldse lindude arukus tõusis hästi, sest neil järsku oli seal korraga süüa. Ja siis tegime kunstnikega koostööd, biodisaini töötuppa nagu ja kunstnikud disainisid siis erinevaid mingeid väikseid vorme või ka suuri vorme, et seal on parki pandud, kuhu keegi saab siis sisse kolida, et seal mingid sellist ülesannet, et kas sa pead kellegil ja konkreetselt midagi tegema ei olnud, aga need on lihtsalt näiteks Lauri Kiluski mingisugused 3D prindid ja siis mõne aja pärast saad vaadata, et kas keegi seda kuidagi kasutab, et sisuliselt justkui võib see putuka hotell olla, aga see võib olla midagi muud. Et kogu selle mõte on see, et inimesed näeksid, et kõikides nendes olukordades on mingi inimese puude juures ja et asjad ei juhtu nagu iseenesest, vaid sellel on mingisugune taustsüsteem ja sellepärast on meil ka igasugused sildid väljas koos nende telefoninumbritega. Et kui nad saadakse aru, et seda tehakse nimelt ja millegi jaoks, et siis on see vastuseis nagu natukene väiksem. Et selle linnasalu kohta me oleme saanud hästi kõva kriitikat, võib-olla kõige rohkem kõikidest nendest aladest, aga oleme ka saanud ka hästi palju kiita, sest näiteks seal on see, et kui suvel sinna minna, siis seal on hoopis teine õhk, seal on isegi teinekord 10 kraadi jahedam, 7 kraadi jahedam, kui sa sinna lähed, on täiesti selline teistsugune nagu paus ja ometigi ta on suure tee ääres ja selline metsane olukord, samas selline turvaline metsane olukord, et sa saad seal rahulikult nagu aja maha võtta ja inimestele täitsa nagu meeldib. Ja siis, kuna tundus, et äkki inimesed tahavad ikkagi lilli rohkem ja et see lilleniit võib-olla ei ole enam piisavalt keerukas süsteem, et siis otsustasime sellise linnarohtla istutada. Nüüd nende, võib-olla see on kommunikatsiooni teema, et kogu selle projekti juures hästi oluline on kommunikatsioon, et me lõime nii-öelda tooteperekonnad linnarohtla, linnaniit, linnasalu, et need kõik viitavad nagu mingisugusele vastele looduses, aga samas eessõna linna tekitab nendest nagu niisuguse uue tüpoloogia, millest on aru saada, et see ei kopeeri mingit looduslikku olukorda, vaid ta ongi linna jaoks kohandatud kooslus. Ja see linnarohtlaga oli samamoodi, et rohtlad, kui ütleme siis kasvukoha tüüp Eestis ei ole üldsegi olemas, millest on väga kahju, tegelikult hästi ilus eestikeelne sõna, et sellepärast nüüd me saame seda siin kasutada, kuigi mõned oli selliseid panemaid professorid, kes olid väga kurjad selle peale, et me justkui teeks midagi valesti, aga tegelikult see sõnade mäng teinekord aitab paremini meelde jätta ja tekitab ka jälle nagu küsimusi ja kui ta on selle tooteperekonna loomuliku osa, et siis ta muutub nagu loogiliseks. Aga siin me igatahes istutasime hästi palju taimi, 1500 vist esimesel aastal, koos inimestega maha jälle, kes tahtsid appi tulla ja siin on ka valitud siis kas kohalikud liigid või siis neile väga sarnased liigid ja see mõte oli selles, et kogu see kooslus oleks hästi kirju, õitseks võimalikult vara kevadest võimalikult hilise sügiseni, et meil siis oleks tolmeldajatel süüa ja inimestel siis midagi vaadata. Ja siin on olnud ka nüüd see, et sügiseti, pole isegi seda kuskil öelnud, aga sügiseti inimesed ise teavad, et siit võib tulla nagu seemneid korjama. Sest sinna moodustub hästi rikkalik seemnepank ka, et me ei niida teda sügisel ära. Teda lõigatakse kevadel enne vegetatsiooniperioodi algust lõigatakse lihtsalt paha, et nad on talve otsa seal püsti ja linnud saavad neid süüa, saavad seemneid korjata, kes tahavad. Kuule see kell muidu seisab. Absoluutselt ei tea. Ja kogu selle monitoorimise juurde teadlased, me oleme osanud ka Roheringi projektist, mis on siis Tartu linna ja Tartu Ülikooli koostööprojekt. Seal on ka Aarhus ja Kiria ja siis on analüüsitud kõiki neid meie alasid kui ka mingid teisi, mis on selle projekti alad ja siis vaadatud, et kui palju see taimede liigirikkus siis tõuseb. Et siit on näha, et seal kus tihedalt niidetud on 47, niidul 70, et see on nüüd siis kogu arv. Aga et kui vaadatakse see 20x20 cm ruudus, et siis on 6 ja 13. Et võib-olla liblikate loenduse pealt tulevad need vahed kõige paremini välja, et kui selliselt tavaliselt muru
kuskil pargis on 4 liiki liblikaid, et siis sellele meie samal linnaniidul oli 16. Et see on ikkagi päris korralik vahe. Nende liblikatega on ju ka see, et nad tegelikult enamasti on nad ikka generalistid, ehk et nad saavad kasutada erinevaid neid õistaimi. On ka spetsialiste, aga ma ei teagi, kas siin nad ei lugenud vist neid selles mõttes eraldi kokku. Aga et jube vähe on vaja tegelikult teha või tegemata jätta, et see liblikate arvukus tõuseks. Ja inimestele ju liblikad väga meeldivad, et kui neile ei pruugi meeldida igasugused muud, kes elurikkusega kaasa tulevad, siis liblikad meeldivad küll kõigile. Et see numbrid on olulised sellepärast jällegi, et saaks ära tõestada, et kui me teeme mingisugust teatavaid asju, siis tulevad sellised teatavad tulemused. Ja selleks paraku on numbreid vaja. Nüüd siis, et meil endale kuidagi tundub, et see materjalide taaskasutamine on ka otsapidi selle elurikkuse osa, võib-olla natukene mingis teises võtmes, et see võib-olla üks asi on see, et me vähendame mingit jalajälge ja nii edasi ja käitume mõistlikult, aga selliste materjalide ja keskkondade taaskasutamine või integreerimine sellesse uude mingisse lahendusse, see annab nendele inimestele ka nagu midagi. Et siin me räägime sellest Veereeni pargist, see pilt on, mis ta oli siis enne see Veereeni park on see väike park seal. Et seal eelnevalt oli selline betoonplats, siis me hakkasime vaatama, et mida seal saaks teha ja kuidas saaks seda olemasolevat keskkonda kasutada ja kuna oli teada, et tulevad uued ilusad majad, nad tulid tegelikult juba kohale, et siis kuidagi seda uue steriilsust ja võib-olla sellist vana keskkonda kuidagi lepitada. Ja kuna seal tellija oli Merko, kes oli ka ise arendaja, et siis nemad ise julgesid rohkem nagu lubada ka seda materjali taaskasutamist, et võib-olla kui oleks olnud linnatellimus, et siis võib-olla poleks nii nagu hästi saanud. Ja siis seal oli see vana müür, mis lammutati maha, aga mille seest oli näha, kuidas inimesed olid ise sinna müüri sisse lõhkunud endale aknad, et nad saaksid valgust. Me tahtsime seda müüri tegelikult säilitada, aga kogu see ehitus ja kõik ta oli nii pude, et see tuli maha võtta, aga lihtsalt sellised väikesed sekkumised, mida inimesed juba ise olid teinud, et need kuidagi julgustasid meid ka neid edasi kasutama. Ja näiteks seal olid mingid sellised mingid metallist, mitte rööpad, vaid mingid asjad olid seal maa sees ja siis, kui sinna peale kivikesed läksid, siis helises niimoodi, et tekkisid sellised imelikud nagu viisid ja siis kuidagi see vana keskkond siis me hakkasime teda edasi arendama. Ja siis see pealtvaade on tal, asendiplaan on selline, et siin on näha, kus see sama plats on alles jäänud. Muidugi need mänguvahendid ja need kõik tulid uued ja osaliselt asfalt ka, aga mingid, nii palju kui meil õnnestus neid materjale säilitada, me säilitasime. Et siin on näha, et on uued need kiiged, aga et see betoonplaatides tekitasime sellise nagu hunniku, mille otsas on hea ronida, et jällegi ta pealt näha tundub suvaline, aga tegelikult on nad üksteise suht niimoodi sinna paika nagu loksutatud. Osasid nurkasid on ehitaja siis saagis ümmargusemaks, et seal ei oleks mingid selliseid väga lõhkumise koht ja siis kui kuskil turritas mingi armatuur, et see lõigati ka ära. Ja siis asfalditükkides sai selline kiviktailma või asfaltipeenar, mis jällegi on ronitav ja jällegi see keskkond on selline, et seda võib igatepidi kasutada, et ta paindub selle kasutaja käes, et ta ei lähe katki. Ja samamoodi siin on ka asfaldipeenar ja see näiteks kiviktailma taimedele selle väga meeldib, et see oli juba teise suve pilt, et see taim on täna kasvanud nagu väga igale poole. Kui algselt oli mõte, et seal vahel saab jalutada, et siis pead seda kohta nagu väga otsima. Aga väga ilus on ja tolmeldajatele ka väga meeldib. Ja siin ka jälle see kunsti aspekt, et see tellija ongi selline, nii vähe on aega võis. Okay. See on Jask Aselaane skulptuurlelud, mis sobis sellesse keskkonda. Ja siin, et kuidas pinkidest pingid said siis vanade betooni peale, aga muidu uus pink. Ja seal samas kõrval on see Veereeni ajutine park, mis on siis selles mõttes Eestis üsna haruldane olukord, et Merkol need majad, seal on mingi paus, kus vahele maju ei ehitata, jääb üks suur territoorium üle ja nad olid nõus sinna tegema vahepargi. Et tavaliselt arendaja ei taha seda teha, sest need pargid muutuvad väga populaarseks ja siis on väga keeruline hakata nagu sinna jälle maju tegema, seda park ära kolida.
aga seal jäi selline, eks see tellimus ja ühel hetkel öeldi ka, et ärge väga ilusad siis tehke, aga tegelikult neil on plaan, et kui majad tulevad, et siis nad kolivad seal samas lähedal enamus asju ümber, et see park ongi tehtud ka selle mõttega, et oleks võimalik liigutada, et me ei istutanud ühtegi uut puud päriselt maha ja kasutasime jällegi neid vanu materjale, mis seal olid. Ja asjade tegemiseks siis käisime kuskil, kolleeg õigupoolest käis Juhan ladudes ja vaatamas, see on kõik prügi. Et see sisuliselt aetakse kõik purustisse ja see läheb kuhugi täiteks. Et need on arhitektide mingid seinapaneelid ja katsed või siis need õõnespaneel vist on, nendel on mingisugused väikesed defektid, et mida ei saa ehituses enam kasutada. Ja meil läksid nad siis käiku, osadest said siin pingsilauad, osadest said pingsilaudade alused. Asfalt pandi uuesti maha, et saaks mänguplatside alla mõnel oli vaja panna uus, aga üldiselt üritasime jällegi kasutada niimoodi, et seal, kus juba oli kõva katte, seda kasutasime kõva kattega, et me jätsime maahõive hierarhia jäi samaks, et me ei hõivanud nagu uusi maid juurde, või pigem siis kasutasime olevat struktuuri. Et see plaan oli selline, siin jällegi, kuna Merko oli ise tellija, siin ei olnud mingid ehitisteatis, ehituslube mitte midagi, ta hakkas oma territooriumile ehitama parki ja tegi selle lihtsalt ära. Ja see kasutamine siin on ka selline, et siin vist paar silti on äkki, et kasuta omal vastutusele. Võib-olla enam ei ole neidki, et siin peamiselt kasutavad kohalikud inimesed. Kohalik kogukond on selle päris hästi vastu võtnud. See on kogu rahvast täis. Ja siis kasutasime neid paneele seal, tekitasime neist radu ja nii edasi. Ja kõik see, mis hiljem kasvas ja see taimestik, see tuli ka ise, et me midagi juurde ei istutanud. Need olemasolevad müürid olid seal, neid täiendati ja siis puhastati välja. Ja küngas oli vist osaliselt olemas, aga osaliselt pandi talle ka juurde jälle seda mingisugust mulda seal. Siin pildil on näha need mustad, mis on, need on nüüd need taimekonteinerid ja sinna sisse siis läksid puud ja põõsad ja need ka kõik tulid meil nii-öelda taaskasutuses, nad tulid tegelikult sellest puukoolide jääk, mis oli mõeldud ära viskamiseks, suured puud, mis olid kas kuidagi pidi kõverad või muul moel ebastandardsed. Me saime need üliodavalt kätte ja nad on seal nendes konteinerites, et ühel hetkel, kui see park kolib kuhugi edasi, kolivad nemad ka. Ja konteinerid tulid, Ragnar Selts oli need ära visanud lihtsalt, et nendega pole muud tehtud, kui ainult mustaks haritud. Need varjualused on uued. See on Tartus Emajõe promenad, see on praegu nüüd ainult projekt, aga siin on jällegi huvitav see, et siin me ka püüame, siin on üks vana estakaad, millest pool lammutatakse ära. Siin hoiti, see on masuudi mahutid all ja see üks mahuti lekkis ja ta on lekkinud niimoodi, et seda ei saa muidu ära puhastada, kui pool tuleb ära lammutada. Ja teise poole me siis püüame alles jätta ja võtta paviljonina kasutusele. Ja sellest lammutatavast estakaadist on meil selline lammutusmaterjalide nimekiri, mida siis see, kes ühel hetkel hakkab seda estakaadi lammutama, peab siis tegelikult ta sisuliselt dekonstrueerima, ta ei tohi teda lihtsalt maha tõmmata, vaid ta peab kõik jupid tõstma kõrvale. Kuna lammutusprojekt on olemas, et siis me võtsime sealt kõik ükshaaval selle läbi ja tegime hästi sellise selge nimekirja. Et see on nüüd see estakaad rekonstrueeritud kujul võiks ta olla selline ja kõik need materjalid, mis siin on, et need on tegelikult sellest samast vanast poolest, nagu on ehitatud see serv, need samad A-postid, nendest A-postidest saab siis teha sellised kolmnurksed platvormid ja meile tuleb appi tegelikult Tallinna Tehnikaülikooli vahet, kui nad on ühel hetkel maha võetud ja lõplikult ladustatud, et siis nad tulevad ja analüüsivad ära, kuidas see post peab, et post on mõeldud seisma püsti, et kui te keerata pikali, et kui palju tugesid ta alla taga, mis tal sees on. Okei, sellest ma ei jõua enam rääkida. Aitäh! Aitäh sulle! Siin on alati nii põnev vaadata kõik, mis need on kohe vahetama. Tahate te võib-olla kohe dialoogi astuda ja siis põhimõtteliselt sa saad nendest teistest näidetest ka veel rääkida. Kas äkki võiks jätkata? Okei, mul olid sina see Tallinna keskkonnamaja või loodusmaja. Et see, mis on praegu ehituses, ilmselt sõitsite mööda, et meie oleme tegelenud väliruumiga, maja tegi siis kava. Ja siin on võib-olla huvitav see, et me oleme ka selle väliruumi siis me oleme väliruumi kokku pannud nagu Eesti kasvukoha tüüpidest või elupaiga tüüpidest, mis siis kõik, mis sobivad sellesse kohta, aga see mõte on nagu selles olnud, et
et kui inimene võib-olla looduses kuskil seda sama tüüpi kohtab, et siis tal tekib mingi kerge seos. Siin jällegi ei ole muidugi see, et me kopeeriksime looduskooslusi, seda ei ole võimalik teha. Eks nad hakkavad seal neil piirid nagu hägustuma ja segunema, aga mingisugused põhilised näiteks taimeliigid või see, kuidas see kooslus välja näeb, kui teda tasakaalus hoida, et see võiks justkui nagu kõnetada ja ütleme, tekitada äratundmis hetke. Ja siin on, kas seal on see punane täpp ka või? Ülemine vist. Aha, et siin, see on nüüd see peaväljak. Et selle peaväljakuga võib-olla oli see, peaväljakut tavaliselt ka kujutatakse ette, et see on selline lage ja tühi, aga meie tegime siia põhimõtteliselt metsa. Ja ta on selline, et ta siis, ütleme siis rohttaimestik koosneb siis ruderaaltaimkonnast, ehk siis sellest, mis tuleb kõige esimesena ja siis ta hakkab see ise arenema edasi, nii nagu tavaliselt sellistel ehitusplatsidel on, et tulevad kõigepealt pioneerliigid, hakkavad seda nii-öelda pinnast seal parandama, kogu seda olukorda parandama ja ühel hetkel see kooslus muutub. Et see on kõik väga aeglane protsess, aga seda on võimalik nagu jälgida, ta on iga aasta kerges muutumises. Ja samal ajal kõik need puu- ja põõsaliigid, mis siin on siis Eesti omamaised puud ja põõsad. Et looduses kunagi sellist olukorda teki, et nad kõik koos kasvaksid, aga samas jällegi, et inimesed saavad neid näha, omavahel nad on kuidagi kõrvuti ja võib-olla siis, kuna siin on ka loodusmuuseum, lisaks Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile, et siis on see muuseumi välialad algavad ja siit need õpimomendid on siis igal pool. Ja kui vaadata, et selle projekti võib-olla väliruumi märksõna on muld, sest meil alguses vist oli 13 erinevat mullatüüpi, siin praegu me saime nad vist 9 peale, et kuna need kooslused on üsna erinevad, siis neil on ka kõigile eraldi mulda vaja. Et võib-olla siis see, kuidas see soostunud niidu liikidega kooslus tuleb siia, et sellele pannakse alla näiteks savi ja kraan, et ta siis mingi aja hoiaks seda vett ja need sademeveed suunatakse ka siia, et ta kogub seda vett siin ja hoiab endas ja siis saavad need vastavad liigid seal kasvada. Et siin on ka koostöös botaanikutega sellest soostunud niidust tavaliselt kasvab hästi palju orhideesid ja erinevad kaitsealasid liiked, et neid siis tuuakse ka siia. Et jällegi sellisel õpi eesmärgil võib seda teha. Ja näiteks siin on see puisniidu kooslus, on hoovis, see muide on katuse pealne. Ei teagi, kas meil ei ole enne vähemalt sellist olukorda olnud, et meil lubatakse katuslae peale panna 3-meetrine kiht mulda, et see on päris inseneridel siin kõvasti tööd, aga need kuidagi sellist vastuseisu nagu ei olnudki, et seda sooviti teha, nii et seal saab panna päris suuri puid peale. See all on loodusmuuseum siis või? Ei, siin on ilmselt parkla, loodusmuuseumi plokk on see. Ja selle mullaga siin me proovime veel teha seda, et siis otsime, läbirääkimised käivad, see ei olegi nii väga kerge, et kui me saame kuskilt, ma olen nad välja valinud, aga ühesõnaga minna puisniidule, võtta sealt selliseid väikseid tükke mullast ja siis siirdada siia, inokulaadid on nende nimi, ja siirdada sellesse mulla kooslusse, et me siis saaksime see mükariisa, mis tega kaasa tuleb, et see aitaks siis nendel taimedel ka siin paremini kohaneda ja selle kooslusele hakata nagu kiiremini moodustuma. Et lihtsalt nendelt enamus pärandniit Eestis on mingisuguse kas tugevama või nõrgema kaitse all ja sealt mingisuguse mulla väljakaevamine ei ole sugugi väga lihtne. Kas seal puisniidu all on 2 parkimiskorrust? Vist on parkimine, jah. See osa peaks olema, see osa on õhema mullaga, aga see on see paksema. Võib-olla siin sama koolitusega kõik rääkisime, et merevesi muidu tõstaks selle tühja korruse üles, et vastu kaalu vaja peale. See oli Kervan vist soojenamisega. Okei, võib-olla. Selles mõttes meil oli oluline see, et alguses oli ikkagi see jutt, et saate ainult põõsaid panna, aga siis nad ühel hetkel võib-olla tõesti oli see põhjus, ma ei tea. Eks meie oleme selle olukorraga väga rahul. No muidugi, kui merevesi siia sisse tuleb, no jah. Aga kas seal katuse peal siis saab käia? Ja, ei, no see on sisehoov, see kõik on kõnnitav ja liigutav. Päris huvitav on see, et siin on see Nõmme metsaliikidega kooslus, et praegu me just tegeleme sellega, et milliseid samblaid sinna saaks, selles mõttes, et Nõmme metsas on erinevaid samblaid, aga meil oli siis mõeldud selline pigem nagu selline madal, käid metsas ringi, männid ja selline madal sammal. Aga kuna meil selle osa nõustaja on Tartu botaanikaaiast Sten Mander, kes on väga palju samblaid katsetanud, siis ta ütles, et seda ei saa teha, sellepärast, et varesed kisuvad selle kohe üles. Et botaanikaaias on ehitatud suured kastid peale võrguga, sest nad lihtsalt süstemaatiliselt keeravad sammalt ringi ja otsivad sealt alt ja vahepealt pidada tegema seda ka nagu rõõmu pärast.
Aga me ei saa siin lubada seda, et nad selle kõik üles kisuvad, nii et me siis vahetasime siin praegu jõudsime sellele kokkuleppele, et me siis pigem kasutame nagu sellist mustika, pohla, kanarpiku kooslust, et seda ei pidada varaselt tahtma. Kuigi linnuökoloog arvas, et siin on pigem nagu kajakad, ja kajakad jällegi, nemad midagi ümber ei keera. Kui neil küntakse põld üles, siis nad hea meelega lähevad ja nokivad seal midagi, aga nad ise ei hakka niimoodi tuhnima. Aga igaks jõuks me siis muutsime selle metsaaluse koosluse praegu ära, et see lihtsalt sellist töö käigus tekivad hästi huvitavad muutused.